Aitäh, tänan aplausi eest ja lugupeetavad, rõõm näha, et teid kenal suvepäeval ja keset päeva on nii palju siia kokku tulnud. See näitab, et neid inimesi, kes muretsevad Eesti pärast ja siin toimuva pärast, ei ole mitte ainult meie erakonnas, vaid neid on üle Eesti päris palju. Meie konverentsi soovis külastada ka president Arnold Rüütel. Ta helistas mulle paar päeva tagasi ja vabandas, et ta ei saa tulla niisugusele tõsisele ja tema arvates loodetavasti olukorda Eestis muutvale üritusele, sest tal on 25 aastapäeva tähistamine Saaremaal Sõrves äärel, kuhu kogunevad meeskoorid, kes tähistavad seal siis 25 aasta möödumist sellest ajast, kui Eesti hümni lauldi meeskooride poolt avalikult esimest korda. See oli teatud teetähis. Ja kuna tema oli tookord asjaosaline ja patroon, siis ei saanud ta sellest üritusest kõrvale jääda, mistõttu ta oli sunnitud kõrvale jääma meie üritusest, kuid ta palus edasi anda oma tervitused. Ja läheksin siis oma ettekande juurde, mille põhipunktid olid mul selged tegelikult juba siis, kui ma selle konverentsi idee mõned head nädalad tagasi välja pakkusin, kuid mille ma vormistasin lõplikult alles tegelikult täna hommikul. Ja lubage mul siis oma mõtteid teiega jagada. Eesti keeles kasutatav mõiste korruptsioon tuleb ladinakeelsest sõnast corruptio, mille otsetõlge tähendab katkist, täielikult purunenud asja. Kui vaatame ringi tänases Eestis, peame tõdema, et sõna ladinakeelne tähendus on meie olukorra parimaks kirjelduseks. Eriti kui arvestada, et korruptsiooni jaotatakse laias laastus 3. Kõigepealt pisikorruptsioon. See on pistised, väikesed vastuteened, kes on selles eas, et mäletavad nõukogude aega, tuleb kindlasti meelde. Mina sulle, sina mulle. Kes tuli kolhoositraktoriga põllukest kündma, kes väikese vastuteene eest leti alt kaubakest andis. See oli niisugune tüüpiline nõukogudeaegne pisikorruptsioon, mis ei ole teistes vormides kindlasti kadunud ka tänasel päeval. Nüüd teiseks, suur korruptsioon. Suured pettused, riigivargus, manipulatsioonid avaliku teenustega. Asi, millega me kahjuks oleme uues Eestis kokku puutunud. Ja kolmandaks, süsteemne ehk endeemiline korruptsioon. See on olukord, kus usaldada ei saa enam ühtegi ametiisikut, institutsiooni või protseduuri, kuna kõiki neid kasutatakse ära üksikisikute ning huvigruppide hüvanguks. Teiste sõnadega, endeemilise korruptsiooni tingimustes on ühiskond täiesti katki. Kahetsusväärselt just niisugusena näeme tänasel päeval ka Eestit. Kui kaitsejõud kõrvale jätta, pole meie riigis 22. taasiseseisvumisaastal enam ühtegi institutsiooni, mille usaldusväärsus oleks laitmatu. Ei saa me usaldada valitsust, mis rikub põhiseadust ja kingib ära 5,2% Eesti maa-alast. Nõustub hiiglaslike summade riigist väljaviimisega, maksmaks kinni meist rikkamate riikide ülirikaste pankade kahjumeid, keeldub maksustamast võõrpäritolu suurettevõtete kasumeid ja valmistub Euroopa Komisjoni poolt kvoodi alusel meile saadetavate immigrantide massiliseks vastuvõtmiseks. Muide, praegu käivad juba mööda Eestit rahvusvahelise migratsioonifondi emissarid, kes kaardistavad, kui palju kohalikud omavalitsused immigrante vastu võtta suudavad. Ja pange nüüd tähele, mis tingimustel. Immigrantile tuleb 2 aasta jooksul maksta igakuiselt 625 eurot. Igakuiselt. See on ümmarguselt 10 000 krooni Eesti rahas. Päris korralik palk. Tagada elamispind ning tasuta tugiisik. Loomulikult on kõike seda meie eest kiivalt varjatud, saladuses hoitud. Me ei saa usaldada ka Riigikogu, mis valitsuse truu kummitemplina
vastuvaidlematult kõik Eestile kui tahes kahjulikud otsused kinnitab. Sealjuures pole vahet, kas tegemist on võimu või opositsioonierakondadega, keda iganes nad ka ei esindaks, see, keda nad esindavad, ei ole pahatihti Eesti rahvas. Me ei saa usaldada ka presidenti, kes lisaks sellele, et on entusiastlikult kõiki meie viimaste aastate äärmiselt küsitavaid poliitilisi otsuseid tagant tõuganud, nagu eurole üleminek, osalemine EFSF-is ja ESM-is, piirilepingu sõlmimine Venemaaga, toetus eelseisvale viisavabadusele Venemaaga ja soosiv suhtumine immigratsiooni, kannab endaga igapäevaselt kaasas Ärmatalu korruptiivset jokkskeemi ja oma abikaasa Kleidi afääride ning puhkusereiside ebameeldivat lõhna ning määrivat varju. Meile on juba enam kui 20 aastat kinnitatud, et Eesti on õigusriik. See on meil kinnistunud juba alateadvuses. Eesti on õigusriik. Aga kahetsusväärselt peame tõdema, et õigusvaldkonnaski ei saa me institutsioone usaldada. Kuidas on võimalik usaldada õiguskantslereid, kes ilmselget tõde väänates kinnitavad, et kavandatav piirileping Venemaaga ei ole meie põhiseadusega vastuolus? Kuidas on võimalik usaldada riigi kohut, mis mööndes põhiseaduse rikkumisi, ometi lubab valitsusel võtta rahva elujärge drastiliselt halvendavaid finantskohustusi ESM-i näol? Kuidas on võimalik usaldada kohtuid, mis pronksiöö korraldajad õigeks mõistavad ja märatsejad kogu tõendusmaterjali peale vaatamata sisuliselt karistuseta jätavad? Või kuidas on võimalik usaldada politseid, mis perekonna kaitseks allkirju koguvad aktivistid profülaktiliselt, loe hirmutamiseks, selgitusi andma kutsub, vasakradikaalidest vihakõnelejatele, homoorganisatsioonidest aga vähimatki tähelepanu ei pööra? Kõik see on muret tekitav ja näitab, kui katki on meie poliitiline süsteem ja riik. Ent hullemaks läheb. Juba aastaid on avalikkuses hõljunud kahtlused valimiste võltsimise suhtes. Nüüd on need kahtlused seoses Reformierakonna e-valimistel ilmsiks tulnud paljastustega veenva kinnituse saanud. Ühteaegu oleme võinud veenduda ka selleski, et me ei saa usaldada ka meie vabariigi valimiskomisjoni. Tegelikult, kuna me neid usaldada ei saa me olla kindlad selleski, kuivõrd legitiimne on üldse see mandaat, mille alusel praegu Toompeal istuv seltskond eelpool nimetatud ja rahva poolt küsimärgistatud otsuseid vastu võtab. Kuidas on meie armastatud Eesti 22 aastaga niisugusse haletsusväärsesse olukorda jõudnud? Vastus on väga lihtne. Tänu korruptsioonile. See, millega paljud meie praegugi juhtivad poliitikud tegelesid nõukogude aja lõpul ja uue vabaduse algusaastail, jättis endast maha jäljed, mis šantažeerijate poolt üles korjati. Olgu nendeks šantažeerijateks siis võõrriikide eriteenistused, poliitiku hakatisi finantseerinud ärimehed või konkurendid teistest erakondadest. Variante on ilmselt mitmeid. Šantažeeritavad pole aga kunagi oma otsustes vabad. Kui sul on luukeret kapis, pead sa tegema seda, mida luukeret hoidva kapi omanik nõuab. Kapi omaniku nõudmised aga ei lõpe. Et talle jätkuvalt vajalik olla ja mitte hammasrataste vahele jääda, tuleb võimulolijal kramplikult oma positsiooni külge klammerduda. Asi, mida Eestis ka kujukalt näeme. Võime veendunult öelda, et Eesti poliitikat ja Eesti riiki ei juhi mitte meie poolt valitud poliitikud ja erakonnad, vaid telgitagused ja riigivälised jõud, mis nõuavad neil peos olevatelt poliitikutelt otsuste langetamist, mis on risti vastu nendele põhimõtetele ja püüdlustele, millede teostamiseks eestlased 25 aastat tagasi öölaulupidudele ja Balti ketti kogunesid. Korruptsiooni kõige kahjulikum aspekt ongi tegelikult see, et meie rahvas on usalduse oma riigi vastu minetanud ja kui see ei ole julgeolekurisk, siis mis on veel julgeolekurisk? Kõige selle taustal oleme jõudnud ka olukorda, kus sõna korruptsioon on Eestis oma tähenduse sisuliselt kaotanud. Asjad, millede eest normaalses, korruptsiooni täiesti üheselt mõistvas ühiskonnas inimesed väikseima karistusena vallandatakse, kõrgema karistusena aga trellide taha saadetakse, jäävad Eestis täielikult karistamata. Meenutagem siinkohal vaid värskemaid näiteid elamislubade müümise, Reformierakonna rahastamise, Eesti Energia kummaliste investeeringute,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valdkonnas toimunud hiigelraiskamiste ja nüüd e-hääletuse võltsimisega seoses. See kõik ei tähenda Eesti poliitikutele mitte midagi. Neil jääb õigust ülegi. Nad on uhked katkise, endeemiliselt korrumpeerunud, järjest suveräänsust loovutava ja kiiresti vaesuva Eesti üle. Öelgem siis rahvana selle peale. Meie niisuguse Eesti üle uhkust ei tunne. Meie tahame, et Eesti rahvas võtaks oma riigi võõraste jõudude marionettideks muutunud valitsejate käest tagasi. Meie tahame, et Eesti saaks tõeliselt rahvusliku valitsuse, mis korruptandid ja riigireeturid saadab sinna, kus on nende tegelik koht, trellide taha. Meie tahame, et Eesti rahvas ei peaks 3 inimpõlve pärast 1944. aasta paadipõgenike aega veelgi massilisemalt oma vormiliselt iseseisvast riigist põgenema. Väikese sammuna selles suunas ongi mõeldud muide tänane konverents. Lõpetuseks. Siiski minu sügav veendumus. Tõde tõuseb, vale vajub ja Jumal hoiab Eestimaad. Aitäh!